Lugupeetud peaminister, teil on nüüd aasta peaministrina möödas, et millised on peamised õppetunnid, mis selle aja jooksul olete saanud? Selle aja jooksul on päris palju neid õppetunde tulnud, et poliitilisi õppetunde, kuidas koalitsiooni koos hoida, mis on need võimalused, et tegelikult teha otsuseid, mitte ainult koos käia, vaid reaalselt otsustada, reaalselt minna edasi, reaalselt ehitada ja hoida usaldust. Ma arvan, et selle koalitsiooni jaoks on olnud minu meelest õppetunniks positiivses mõttes see, et me oleme suutnud ühel hetkel, kui on mingid küsimused väga teravalt tõstatatud ülesse, siis lähtuda sellest Eesti talupoja mõistusest ja see on olnud see, et tee mõnikord samm tagasi, et 2 sammu edasi minna ja minu meelest seda on see koalitsioon teinud. Esimest korda valmib riigieelarve, mis on siis ka Keskerakonna nägu tugevalt. Et mis on kõige suuremaks saavutuseks seal ja mis oli ka suuremaks tüliõunaks? Kõigepealt ma arvan, et see põhiline lähenemine on see, mis on olnud Keskerakonnal nüüd juba paarkümmend aastat, on see, et ühiskonnas oleks suurem sidusus, ühiskonnas oleks suurem tasakaal, ei oleks ühiskonnas neid, keda jäetakse maha, et kõik tulevad kaasa. Et ühiskond on, ma arvan, mida sidusam, seda tugevam. Suurimad saavutused kindlasti järgmise aasta eelarves on tulumaksuvaba miinimumi tõus 500 €, et kui me vaatame täna tööealist elanikkonda, kes käib tööl, siis me võime julgelt öelda, et circa 85–90% sellest reformist võidavad. 10% puhul inimestel me palume, et nad panustaksid maksimaalselt 6,36 € rohkem ühiskonna sidususse. Kui me vaatame täna pensionil olevaid inimesi, siis me näeme seda, et ka paljud pensionärid võidavad circa kuni 16,8–17 €. Teiseks ma tooksin välja loomulikult haigekassa küsimus, haigekassa lisarahastamise, selle küsimus, et kuidas ravijärjekorrad tegelikult vähenevad, reaalne 200 miljonit € järgmise 4 aasta jooksul. Omavalitsuste reform, omavalitsuste lisarahastus, millest on aastaid räägitud, et omavalitsused pole saanud oma tulubaasi tagasi. Põllumajandusreform, need on mõningad näited. Mida sa saad rahvale lubada reaalselt? Kas tasuta ühistransport tuleb? Kas need järjekorrad tõesti lühenevad? Selles mõttes, et kas neid maju, eks ju, riigi rahaga hakatakse ehitama, sest üks asi on raha eraldamine, teine asi on, kas nüüd tasanditel tegelikult see töö ka reaalselt ära tehakse, et kas aga selle eest hoolitsid? Loomulikult, et kui mingid riigi jaoks kõige konkreetsem tegevusplaan on riigieelarve ja riigieelarves on üürimajade programm sees, et see on see koht, mida see koalitsioon soovib üle Eesti tegelikult luua. Teine, kas tasuta ühistransport tuleb? Jah, see võimalus ühistranspordikeskustele kõigile antakse, et tasuta maakonnasisest ühistransporti saab pakkuda. Kui ühistranspordikeskused ühel hetkel ütlevad, et nad soovivad näiteks tihendada olemasolevat liinivõrku, ka see võimalus on olemas. Me oleme kaua unistanud võrdsemast ühiskonnast, aga kui me nüüd vaatame, et me oleme esimesi samme sellel teel astumas selle maksureformiga, siis kui vaadata osa poliitikute ja meedia raevukat reageeringut, et kas siis sa saad öelda, et paremal järjel olevad inimesed reaalselt soovivad rohkem ühiskonda panustada või on nad natuke ihtsavõitu? Ma tõesti arvan, et tegelikult nähakse seda, et Eesti ühiskond järjest rohkem ja rohkem minu meelest peab kujunema meie ühiskonnaks. Et see ei ole mina keskne ühiskond, see on meie keskne ühiskond. Ja kui ta on tugevalt meie keskne ühiskond, siis ta on ka minu meelest tervem ühiskond, tugevam ühiskond, turvalisem ühiskond. See on ühiskond tegelikult, kus ühel hetkel hoolimata palganumbrist me kõik vajame teenuseid. Kas see on meditsiiniteenus, on see transporditeenus, on see teedekorrashoiu teenus ja neid teenuseid on ühel hetkel meil kõigil vaja või haridusteenus. Kas astmelisus peaks laienema ka teistesse valdkondadesse? Oli ju juttu ka, et liiklustrahvid peaksid muutuma astmeliseks? Liiklustrahvide puhul on tõesti juttu see, et kui on väga kõrge joove või on väga suur kiirus ületamine, et siis on see trahv kõrgem. Teiselt poolt, kas me räägime astmelisusest või räägime erisusest, siis näiteks laevandussektoris me oleme öelnud ju välja seda majanduses, me soovime tuua laevad Eesti lipu alla, see tähendab erisust. Ka tegelikult astmelisus on ju mingis mõttes, me võime öelda, et väga kerge valem muutub natukene keerulisemaks.
aga see kerge valem pole eesmärk oma, et eesmärk on ju see, et läbi mingisuguse mehhanismi me suudaksime inimeste elujärge tõsta, inimestele anda suuremat sotsiaalset kindlust. Ja minu meelest see on peamine fookuse koht. Mis ma tahan veel öelda, et selle sama majanduse puhul, et tegelikult me oleme aastaid näinud, et selline ühetaoline lähenemine ei tööta. Meil pole ühtegi kaubalaeva Eesti lipu all. Loomulikult siin on vaja erisust ja kokkuvõttes ma arvan nii, et keerulisemad või natukene keerukamad valemid tänases IT-ühiskonnas, tänases Eesti digitaalses ja e-teenustega teenuseid pakkus ühiskonnas ei ole nüüd küll see koht, et siit me üle ei saa. Üks põletav teema on olnud ka tüli palkade ümber liigakombinaadis. Et mida nüüd majandusministri ja peaministri analüüs ütleb, et kas teatud ettevõtetes on liigmadalate palkade põhjus tõesti halb majandusseis või on üldiselt meie ettevõtetes ruumi palgatõusuks? Kõigepealt, kui me vaatame järgmise aasta prognoose, mida on erinevad ametkonnad teinud, siis analüüsid ütlevad, et järgmisel aastal tänu palgatõusule, aga tänu ka tulumaksuvaba miinimumi tõusule on tegelikult netopalgatõus sealt circa 10% võib-olla inimestel või isegi natukene rohkem. Et mul on hea meel, et ühelt poolt punkt 1 me näeme ühiskonnas seda, et alampalk lepiti kokku kõrgemaks ja ma arvan, see on õige sõnum 500 eurot. Punkt 2, me näeme seda, et tulumaksuvaba miinimum tõuseb 500 euroni. See annab inimestele reaalselt netona suuremat sissetulekut, circa 85-90%. Kui me räägime nüüd erasektorist, siis eks erasektor on alati, riik ju ei ütle, ei dikteeri ette erasektorile nende palkasid. Et erasektori puhul tuleb öelda ju täna seda välja ja väga tugevalt välja, kui me vaatame meie majanduskasvu, esimene kvartal 4,6, siis üle 5%, nüüd natukene üle 4%, need on kõik ikka sellised majanduskasvu numbrid, mida me ei julgenud aasta tagasi prognoosida. Ja siin tuleb öelda nagu suur tänu kindlasti ettevõtlussektori, kes on seda vedanud. Kui me vaatame veel korraks seda erasektori palgade küsimust, aastaga on tulnud 16 000 inimest tööhõivesse juurde, 16 000 inimest. See on igal juhul väga kõrge ja positiivne tendents. Ma ütlen veel 2 asja palga aspektist välja, et minu meelest on positiivne see, et õpetajate palgatõus, kultuuritöötajate palgatõus ja me näeme, et tegelikult õpetajate palga alammäär ka tõuseb järgmisel aastal. Need on need fookuskohad. Lisaks veel siis siseturvalisus, mis on politsei, pääste ja sotsiaalhoolekanne palgatõusud. Ma just tahtsin küsida, et sa oled ise ülimalt turvatud. Et kuidas Eesti inimeste turvalisusega on, et kas politsei tuleb rohkem tänavatele järgmisel aastal? See on väga õige ja õigustatud küsimus, et selle koalitsiooni siseturvalisuse poliitika on olnud see, et tegelikult me soovime seda turvalisust pakkuda võimalikult selle asumi, kogukonna, valla või linna juures ja see tähendab seda, et järgmisel aastal tuleb circa seal 45 piirkondlikku politseikonstaablit juurde Eesti ühiskonda ja peamiselt just linnakeskusest väljaspool. Me suurendame 2-kordselt politsei kiirreageerimisvõimekust. Nii et ma läbi selle ütlen, et kindlasti Eesti ühiskonna turvalisus tõuseb või näiteks kui me võtame ka päästevaldkonna, et näiteks päästevaldkonnas on konkreetne circa 1,5 miljonit eurot, mis suunatakse nendele inimestele, nendele peredele, kes on vähem kindlustatud ja soovivad näiteks oma tuleasemeid, korstnajalgu ja neid üle vaadata, et me näeme, kui palju on täna nagu tulesurmades hukkunud, seda on liiga palju. Ja mis siin ei tasu keerutada, et ka ju alkoholipoliitika on üks see suund, et inimesed tarbiksid vähem alkoholi ja läbi selle oleks ka õnnetusi vähem. Mis eelmise valitsuse vigu te peate veel parandama, mis nuheldakse täna paratamatult teie kaela? No me võtame töövõime reformi, eks ju. Me näeme, kui halvasti need hindamised on tehtud ja paratamatult ratast või kurssi muuta ruttu enam ei saa, see reform on tehtud. Aga palju on selliseid asju veel, mis hakkavad tegelikult selle valitsuse reitingut sööma, mis tuleks ümber teha? Ma ei ole vist oma iseloomult väga selline näpuga näitaja nendele, kes on varem olnud. Aga kui inimesed kannatavad? Et ma arvan, et mis tuleks ümber teha, et need ongi need suured reformid tegelikult, mida see koalitsioon on ette võtnud.
tuleme selle sama põllumajanduse ja maaelu juurde, et see oli küsimus, mis oli pikalt lahendamata. Eesti riik toetas oma põllumehi läbi top-up toetuse 0 euroga. Et sellel aastal juba on see maksimum määras, 2017, 2018 on edasi maksimum määras. Seesama haigekassa reform, arstide esindaja juht kirjutas mulle, et see küsimus oli lahendamata üle 10 aasta. Ma toon siia veel ühe konkreetse näite, mis on eluliselt raske näide, aga seesama matusetoetus, mida riik võttis ära ja nüüd me selle taastame. Või seesama näiteks, mida omavalitsusliidud on kogu aeg rääkinud, 78 euro sendist koolilõunat enam ei saa tänapäeval. Nüüd on võimalus tõsta 1 euroni. Nii et need on need valdkonnad. Mul on hea meel, et see valitsus on teinud ka päris julgeid ja õigeid sammu ka välisteenistuse, välispoliitika tugevdamisel, mis näiteks siin paar nädalat tagasi, ma tean seda, et oli juba aastaid räägitud, et Eesti tegelikult vajaks uut sammu näiteks Itaalias oma saatkonna uuendamiseks, et tingimused ei vasta turvareeglitele ja nii edasi, et mul on hea meel, et valitsus leidis konsensus, et me näiteks selles riigis suudame oma saatkonna investeerida, luua uue saatkonna, kaitsepoliitikas ma pean oluliseks seda sammu, kus me tegelikult anname paljullastelistele peredele, ma pean silmas 3 või enam last on peres, kus me näeme, et see toetus juba selle aasta keskpaigast tõusis 500 euroni. Seesama sidususe teema näiteks, et on selge ju see, et inimesed, kes teenivad vähem või väikest palka, et näiteks täiendav retseptravimite toetus, millest oli palju räägitud, see koalitsioon on seda ära teinud, see väga paljudele inimestele annab hõlpu. Kas arvad, et see 3. lapse toestus tõesti toob rohkem lapsi perre? Mina ei arva seda, et lapsed sünnivad kas 50, 100 või 150 euro pärast. Nad sünnivad ikkagi läbi armastuse, see on nii olnud ja mina arvan, et see ka nii jääb. Küll, mida ma arvan, et mida see annab, on see, et ta annab kindlust sellele perele. Mitte otsustuses, et kas me nüüd saame 1., 2., 3. või 4. lapse, aga kui lapsed on olemas, ta annab igal juhul kindlust ja ka sotsiaalset turvatunnet sellele perele, et oma toimetamistega hakkama saada. Poliitiku kirjutas eraldi loo sellest, et sinu käepigistus on Luik purustav. Kuidas siis sellega tegelikult on? Kas sa püüadki võimalikult tugevalt meelde jääda? Kas see ongi omamoodi jõukatsumine alati? See, kes seda poliitikust kirjutas, see oli vist Raian... Üks ajakirjanik. Jah. No ta on hea ajakirjanik. Ta sai huvitava pealkirja sellest tehtud, aga ma arvan siiski, et sõnajõud ja diplomaatia on tugevamad sillad kui tugev käepigistus. Kas sa suudaksid Trumpi tasakaalust välja viia? Üritaks vähem? Ma olen Trumpiga kohtunud, mul ei olnud soov teda tasakaalust välja viia, pigem see kohtumine toimus, kui Brüsselis oli NATO erikohtumine ja oli NATO peakontori avamine, et siis meil oli võimalik temaga vestelda ja loomulikult see kohtumine sisaldas või see vestlus sisaldas Eesti ja USA kahepoolsed suhted. Sa oled, jõulud on perepüha, kus kõik pered peaksid kokku saama, kokku hoidma vähemalt korra aastas. Samas on Eestis väga palju katkisi perekondi. Miks arvad, miks see nii on? Ma arvan, et siin on mitu põhjust. Ühelt poolt kindlasti see on võib-olla mingis mõttes ikkagi noore ühiskonna küsimus. Teiselt poolt see on see, et kui palju meil on endil sellist tasakaalu ja kahe jalaga maa peal olekut, et pere loomine ei ole minu meelest ilus pidu ja kaunid pildid. Pere loomine on tohutu suur vastutus tegelikult, mida sa võtad, et ühel hetkel sa võtad seda oma abikaasa ees ja järgmisel hetkel sa võtad seda oma laste ees. Et see on probleem Eesti ühiskonnas ja sellepärast ma olen kindlasti mures, et miks meil on nii palju peresid, mis lähevad katki, kus lapsi ema-isa kodus koos ei kasvata. Et ma arvan, et siin neid põhjuseid on ka kindlasti sellises sotsiaalses turvatundes. Sa ise oled eeskujulik pereisa, mis on teie abielu koos hoidmise saladus? Tubli abikaasa. Aga siiski täpsemalt, mida sa igapäevaselt teed selleks, et naise süda sulle tüksus? Kõikide nende aastate jooksul?
ma arvan niiviisi, et seda ei saa ju ainult ühepoolselt teha, et see on nagu kahepoolne, et punkt 1, punkt 2 on see, et eks see ikkagi ole tähelepanu ja aja pühendamine ja nüüd seda, selles töös seda enam on see üsna keerukas tegelikult, aga ma arvan, see on lugupidav suhtumine oma abikaasasse, et see on austav suhtumine oma vastaspoolde, et ma arvan, sellest algab väga palju asju peale, et see on märkamine kindlasti. David Cameron ühes valimiselises videos, tema tegi sellise toreda video, kus ta siis näitas, kuidas ta laps kaenlas, nõusid peseb ja tittekisa oli kuulda ja tuba oli hirmus segamini nii edasi. Ühesõnaga ta näitas seda, et ta teeb ka kodus mingeid töid ise. Mis töid sina kodus teed, kui sa üldse jõuad? Kõigepealt, kui tohib selle titekisa osas, mul tuli meelde Tallinna Raekoda ja olles olnud ka Tallinna linnapea, siis on kõige ilusam hetk Tallinna Raekodas, Iitses Raekodas, kui on suur titekisa, siis antakse kätte, toona anti kätte sünnitunnistusi, nüüd neid enam sünnitunnistuste nimel ei ole. Aga mis töid ma kodus teen, et ma arvan neid kõige tavalisemad töid, mida ma olen kogu aeg teinud, et kas see on tubade koristus, kas see on pesemismasina abil pesu pesemine, kuivatamine, on see muru niitmine, on see sellised väiksemad korrastustööd ehitusvaldkonnas, et neid kõike ma teen või on see kuuse heki pügamine, et kindlasti need on need tööd, kus ma oma pere aitan ja teen neid meelsasti. Korstna pühkimine näiteks. Tõesti? Ja. Teed ise seda? Ja. Lähed korstna otsa? No tuleb katusele minna, aga korstnat muidu pühkida ei saa. Ja. Ahaa, kas see ohtlik ei ole, kas praegu lastakse üldse minna turvamiste võrdselt korstna otsa? Õnneks ikka on omal käed jalad otsas ja ma pean tunnetama vastutust, nii et need on need tööd kindlasti, mida tuleb teha ise. Kas oli omamoodi hea, et Eestis kerkis esile see Taavi Rõivase juhtum, et ka meil on nüüd sellest tänu sellele rääkima hakatud? Ma kindlasti lähesin isiklikuks konkreetselt selle persooni osas, aga nagu ma ütlesin, et need on alati valusad juhtumid kellegi inimese osas, kui see tuleb, eriti veel, kui see tuleb avalikuks. Aga teisest küljest on see ka väga tugev signaal ühiskonda sisse õppetunni mõttes, et selliseid asju ei tohi ühiskonnas juhtuda. Aga kas Eestis siis diskrimineeritakse naisi reaalselt? Me oleme rääkinud sellest palgalõhest, mis on Euroopas. Meil on palgalõhega probleem ja see ei tee meile au ka siin, et sellega edasi minna, et naised ja mehed, kes teevad ühesugust tööd, et esiteks nende palgaerinevused ei ole erinevad, vaid see palk on ühesugune, sarnane. Ka siin on ka tegelikult see sama avalikustamise aspekt kõige parem meede selleks. Ma arvan, et ka need inimesed, kes ühel hetkel peavad otsustama, keda tööle võtta, siis kindlasti ei tehta otsust selle põhjal, et ma ei tea, võtan pigem mehe tööle kui naise. Ei, et igal juhul nad on tööjõuturul, peavad olema samaväärsete võimalustega. Ühest küljest peaministri töö on lakkamatu tulekahju kustutamine, pidev rattas jooksmine, teisalt peab nägema suurt pilti. Ja nüüd, aga kui me nüüd vaatame üldse kõige laiemalt, siis pikemas perspektiivis, mida sa arvad, mida tulevik toob inimkonnale järgmised 10-20 aasta jooksul? Tehisintellekt, kõik need temaatikad, kas peaminister üldse selliste asjadele arutleb, kui palju ta kokku puutub, palju tal on vaja ka siin vallas ka mingeid otsuseid teha. Kunagi sa mainisid robootika, et Eesti võiks olla robootika vallas nii-öelda esimese vastava seadusandluse. Väga palju mõtleb peaminister selles osas kaasa ja tegelikult on kaasatud, et näiteks kui me võtame teadus-arendusnõukogu, kui me võtame erinevad majandusarengukomisjoni, mis meil on, kui me võtame tegelikult rahvusvahelise suhtluse, et siis kohe lööb siin ju ka, mis on see meie eelis, ütleme rahvusvahelise ettevõtluse konkurentsi tingimustes. Ja Eesti on tõesti siin kindlasti lähima 10-20 aasta jooksul püüab seda eelist luua. Jah,
see on tehisintellekt, see on superkompuuterid, see on andmete, väga suurte andmemahtude kiire liigutamine ühest kohast teise, inglise keeles blockchains, et see on kindlasti, mida me juba sellel suvel nägime, ise juhtivad bussid, et nendele sellise testimisala loomine, kindlasti siit me, Eestis on see regulatsioon täna juba olemas, et kindlasti siit me saame edasi mõelda, et ma arvan, et ei ole kaugel see, kui sellised droonide kohale toimetamine, erinevate pakkide kohale toimetamine läbi droonide saab üsna igapäevaseks. Me näeme ise liikuvaid robotid linnatänavatel, näiteks Eesti ettevõte pakub reaalselt sellist teenust väga paljus Ameerika Ühendriikide linnades, kus inimesed tellivad endale lõunaks toitu või pitsat ja siis see robot sõidab ühest kohast teise ja oskab teed ületada ja arvestada teiste liiklejatega. Ma arvan, et järjest rohkem hakkavad lauale tulema järgneva 20 aasta jooksul keskkonnaküsimused. Keskkonnaküsimuste, ma arvan, selline domineerimine muutub järjest olulisemaks. Vee kvaliteet, õhu kvaliteet, joogivee kvaliteet, müratase, ühistransport, metsade küsimus, põllumaa küsimus. Ma arvan, et see tuleb järjest tugevamalt lauale. Ja kindlasti, mis on, ma arvan, järgneva 20 aasta selline üks ühine nimetaja maailma demokraatlikel riikidel on terrorismi vastane võitlus, et sellest me ei saa nagu üle ega ümber, et see on oluline teema, millega tegeletakse. Mis sa jõulukingiks soovid? Ma arvan, ma soovin kõige rohkem aega olla oma lähedaste perega, et kindlasti mitte midagi sellist materiaalset, et ma soovin seda, et meil oleks neid inimesi, kes 24., 25., 26. detsembri õhtul ei tunne, et meil oleks neid inimesi võimalikult vähe, kes tunnevad ennast üksikuna, õnnetuna, kes ei tunne ennast turvalisena. Need samad teemad, millest me tegelikult kogu intervjuu oleme ka väga palju rääkinud. Ma soovin seda, et meil ühiskonnas on sellist märkamist ja tähelepanu ja ütleme ka teise inimese toetust, olgu see või toetamist, et mina näen, et see ühiskond on laiem kui ainult mina. Seda ma soovin.